Tere, minu nimi on Andres Saaval. Aitäh, et oled otsustanud oma aega investeerida Empowermenti kogemusluguses. Me kogemuslugusi tehes oleme kogu aeg mõelnud, et kaasata nendesse huvitavaid, ägedaid ja inspireerivaid inimesi, kes jagavad oma kogemusi ja millest sina saad ka rikkamaks pidi, et mõtestada või innustada, kuidas oma asju teha, kas äris või siis ettevõtluses, peres või isiklikus elus. Ja mis on veel hästi oluline läbi selle, et me räägime lugusi, edulugusi ja positiivseid lugusi. Me tahame innustada ka tervet Eesti riiki selles mõttes, et kui Eestis ettevõtetel läheb hästi, siis läheb ka Eesti riigil läheb hästi. Ja täna siis suke 2026. aasta nagu järg, et kui esimeses kogemusloost tuli välja, et meil on inimene, kes armastab distsipliini ja tema distsipliini üheks väljenduseks on ka üks huvitav spordiala, mille nimi on triatlon. Siis täna meil on huvitavad kokkusattumus, et meie teine vestluskaaslane on ka triatloni sportlane, Ursula Velve. Aga miks ma sind kutsusin? On selles mõttes, et sa töötad hästi huvitavas ettevõttes, mille nimi on Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutus, kes ongi see nügija, kes peaks ju siis meid ettevõtteid nügima selle peale, et me mõtleme uut moodi positiivselt ja ütleme, et Ambitsioonikalt kõige tähtsam asi. ja ma arvangi, et see on hästi vahva, et inimesel peabki olema ambitsioon või eelmine aasta ma ise enda jaoks võib-olla natuke sõnastasin ka natuke aasta mõtet, et usk kaob siis, kui inimesel kaob eesmärk ja eesmärk, kui kaob, siis inimesed hakkavad valdama pinge ja äng, et pigem usume oma ambitsioonikates eesmärkides, meil läheb kõik hästi. Tere tulemast, Ursula Velve. Tere, aitäh, et kutsusite. Et enne võib-olla, kui sa räägid iseendast, võib-olla räägi mulle selliste ettevõttest nagu Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutus, aga ma palun sulle, et sa räägid just läbi selle ambitsiooni ja just sellisele, kuidas sina näed teda 3 aasta pärast ja kuidas sina hakkad sinna poole nagu liikuma? Kui tohib, siis ma räägiksin isegi võib-olla kaugemast tulevikust, et meil just see eelmisel aastal lõppes selline analüüs analoogse organisatsiooniga Prantsusmaal, kelle nimi on BPI France ja kes on saanud siis Prantsusmaal üheks suurimaks nii-öelda ettevõtete arengutoetajaks ehk arengupangaks. Ja kui me läheme 2035 aastasse või sealt natuke edasi, siis ma näengi, et TEIS võiks olla selline arengupank, kes siis aitabki sellistel hetkedel ettevõtete arengut rahastada, nõustada, kui päris nii-öelda pangad siis mingil põhjusel appi ei taha tulla. Selleks aga, et toetuste organisatsioonist sinnani jõuda, mis on päris pikk ja nii-öelda väljakutsuv teekond, siis ütleme selline 3 aasta strateegia puhul me eelkõige näeme, et TEIS peaks muutuma selliseks kliendikeskseks organisatsiooniks, sest praegu oli EIS-il 7 osakonda, 7 ust klientideni, aga tegelikult kliendil on vaja terviknõustamist, tervikrahastamist, ehk siis sellest tulenevalt me oleme toonud kõik oma kliendi kogemuse inimesed ühte tiimi, teenuste äriarenduse inimesed teise tiimi, nii et selline terviknägemine kliendile tema elukaare lõikes ja parimal viisil siis kliendi kogemuse pakkumine, see on see uue strateegiaperioodi suundumus ja lisaks siis järk-järgult hakkame ka siis liikuma toetustelt, laenude ja käenduste poole ja selleks plaanime siis selliseid hübriidteenuseid tuua turule, kus võib-olla see riskialtisus on mõnevõrra suurem, aga samas aitab klientidel siis oma kasvavat ettevõtet siis finantseerida. Näiteks selline uus teenus, mida me oleme ka juba MKM-iga kommunikeerinud turule, on innovatsioonilaen. Et sellist asja traditsioonilised pangad ei paku ja kindlasti see on
siis ka riigi jaoks suurema riskiga, aga kui võtta jälle seda arvesse, et mis see riigile teistpidi väärtusena tagasi toob, et me saame seda raha korduvalt ettevõtetesse suunata, kuna ikkagi loodetavasti vähemalt 75-80% sellest rahast siis tuleb tagasi riigile ja siis me saame järgmistesse ettevõtetesse seda suunata, et just selle raha võimendamine on see uue strateegiaga märksõna. Hästi vahva selles mõttes, et kuulan su juttu ja näen, et jah, et sellist funktsioonipõhisest või rahapõhisest, nii nagu te ise olete nimetanud, nagu ettevõttest muutute kliendipõhiseks organisatsiooniks. Siis on hästi huvitav lugeda, nagu, et ajakirjandus kirjutab, et vau, et te siin lammutate või midagi sellist asja, aga see võib olla midagi analoog, et te kunagi te olite parimad jäähokimängijad ja nüüd otsustasite hakata maahokit mängima, mis sest, et mängu nimi on hoki, aga me vajame selleks hoopis teistsuguste oskuste, teadmiste ja varustustega meeskond. Ja kui siin mõõdetaksegi selle järgi, kui kiiresti see raha turule viid versus see, et kas sa oled päriselt nii-öelda arengunõustaja kliendil tulles siis kas rahatarkuse või finantstarkuse või ma ei tea, tehnoloogia või ma ei tea, molekulide siis teadmistega juurde, et see on hoopis teistsugune kompetents, mida organisatsioon vajab ja sellepärast me ka seda muutust oleme EIS-is läbi viimas. Hästi vähe. Et räägin nüüd sellist asja, ma läksin ise sükse EIS-i, ütleme siis kodulehele ja püüdsin leida sealt teie uut seda strateegiat üles, et kas see on kuskil nagu mingil kujul nagu avalikustatud või kättesaadav ka nähtav või ei ole? Me kooskõlastasime aasta lõpus nõukoguga selle raamistiku, mida me meedias juba kommunikeerisime ja pressiteate vahendusel ka, aga see lõplik dokument on veel koostamisel, sest me ka Tartu Ülikooli teadlastega oleme koos läbi mõtlemas seda, et kuidas me mõõdame seda, et me päriselt sinna strateegia suunas liigume. Sest kui me võtame Eesti tervikmajanduskasvu, ükskõik kas on eksport, investeeringud või teadus-arendustegevus, siis sealt selle EIS-i osa tuvastamine, ehk siis päriselt aru saada, et kui me paneme 600 miljonit turule, kui palju see kasvatab siis Eesti majandust, selle nii-öelda mõõdikute süsteemi loomine on kindlasti selline põhjalik ja ajamahukas, nii et me oleme tekstiga plaanime siin jaanuari lõpus valmis saada ja mõõdikutega hiljemalt esimese kvartali lõpus, et kaasame ka teadlasi, et mitte oma tarkusest seda teha. Okei, selles mõttes ju hästi vahva, aga ütleme, et võib leida väga selliseid spetsiifilisi mõõdikuid, aga üldine mõõdik ju on ikkagi see, et peaks ju niinimetatud Eestis see SKT per inimene ju kasvama selles mõttes, kui per inimene ta kasvab, siis seda rohkem me suudame riigina teenuseid pakkuda. Ja see saab ka olema meie katusmõõdikuks just, et see lisandväärtus töötaja kohta kasvaks, et Eesti ettevõtjad oleksid võimelised ja tahaksid arendada keerulisemat ja ütleme kallimat teenust või toodet, mis samas on konkurentsis ka siis välisturgudel, sest Eesti turg on nii piiratud, et seal peab olema midagi erilist pakkuda, et välisturgudele üldse pääseda. Ja seal siis EIS suunas näiteks eelmine aasta 46 miljonit teadus-arendustegevusse ja see on see rahaline pool, see 46 miljonit läbi rakendusuuringute programmi, aga tegelikult meie inimesed väga palju töötunde panustasid sellesse, et just ettevõtjaid nõustada, kas mingid tehnoloogia on juba turul saadaval ja võib-olla nad peavad vaatama uue nurga alt seda oma ideed või on, ma ei tea, mingi molekul juba olemas kuskil ja nad peaksid vaatama oma siis seda rakendusuuringute programmi ka teisest vaatest, nii et sellist nõustamisteenust me tegelikult ikkagi juba päris palju teeme ja sellel on oma nii-öelda rahaline mõõde, mida me siis tegelikult võib-olla avalikkus ei teagi. Väga huvitav, väga huvitav. Mõnes kohas ma ise nagu mõtlen jah, et nagu arengupank, et nagu te ennast tänasel päeval siis nimetate, öeldakse, et eesmärk määratleb ära, kes sa tegelikult ju oled ju, mitte see, mis sa oled teinud või see, millest sa räägid. Et arengupangan ongi, et mida rohkem suudate rahalisi vahendeid kaasata, mida suurema tootlus suudate selle rahale panna, nii nagu sa ütlesid, et me mitte ei anna toetusena ühekordselt välja, vaid me anname pigem ta laenuna, et ringleb tagasi, võib-olla tuleb mingi väikse lisakasvab tagasi, me saame veel kord võimendada ja võib-olla 4-5 aasta pärast meil on seda raha, mida keerutada kordades rohkem. Et selles mõttes on vahva.
hakkate vaikselt nagu liikuma siuke investeerimispankade poole? No ütleme, me kindlasti ei taha erasektoriga konkureerida, et me tahame täita seda tühimikku, kus erasektori pangad ei ole valmis võtma riski ja kus siis riik nii-öelda peaks tulema arengu hüppe aitajana kaasa, et kindlasti me ei hakka erasektoriga siinkohal konkureerima, küll aga jah, sellise raha mitmekesistamise ja juurde toomise osas me tahame tõesti siis enda organisatsiooni arendada, et ka Euroopast suuremaid projekte tuua raha ettevõtetesse ja see on tihtipeale läheb hästi ettevõtte spetsiifiliseks, et sa pead tundma seda ettevõtet väga hästi ja teisest küljest neid Euroopa rahastusvõimalusi, et neid siis kokku integreerida ja võimalusel siis suunata ettevõtte sinna Euroopa rahade poole ja samal ajal nõustada, et kuidas seda taodelda, seda raha. Et see on selline nii-öelda tailor-made ülikond põhimõtteliselt ettevõtetele. Nii et meil saavad olema kindlasti sellised nii-öelda laiemale ettevõtjate ringkonnale pakutavad teenused, kus nad saavadki oma arenguküpsust hinnata ja sinna siis teatavaid koolitusprogramme juurde võtta ja teisest küljest siis sellised tailor-made ülikonnad, mis võivadki tähendada siis mõne uue sektori arengut, nagu meil on vesinikusektorile on ju eraldi programm, et Eesti vesinikusektor areneks ja sinna on märkimisväärseid rahasid toodud, nii et siuksed mitmekülgne teenuste portfell saab meil kindlasti olema, aga ütleme, mis see üks strateegia suundumus on ikkagi, et sellelt 200 teenuselt, mis meil täna või ütleme eile oli või eelmine aasta oli, et neid kokku koondada ja ettevõtjale arusaadavamaks teha, et see on ka üks suund ja eesmärk. See on nagu Steve Jobs 1997. aastal, et kes läks tagasi Apple'isse ja nägi, seal oli 500 toodet ja siis ta ütles, nüüd jätame ainult need tooted alles, mis mahuvad ühel lauale. No põhimõtteliselt. Kõigest see ei ole võimalik, et ta on küll võimalik, et pingutame ja et kogu aeg tuleb teha valikuid, et päris huvitav, et see võib ju seda peiti, et kui te nüüd plaanite võist see aasta 600 miljonit vahendeid suunata Eesti majandusse, siis kui seda mudelit nagu käitada, siis võiks olla ju aasta pärast juba 900 miljonit. Noh, jah, ega see ei tule üleöö, et need on pikk töö, võtab aega, Euroopa Liidu programmides seda raha ära toomine on pikaajaline töö, nii et aga kindlasti see ambitsioon, kasvuambitsioon meil on. Võiks ju öelda siis miljard, on ju ilus number ju. Jah, mingil hetkel võiks olla see miljard ja väiksem sõltuvus riigi eelarvest. Väga kõik. Mul on üks asi, ma ise olen ka piirnud seda pidi, et toetust saada, aga ma olen kogu aeg jäänud ette selle poolega, et esiteks, et õudselt, minuga ettevõtte jaoks on need keerulised, need paberite täitmised või nii nagu üks ettevõtja ütles, et isegi kui sa selle toetust saad, siis pärast pead olema marupüüdlik seda pidi, et korreks aruande kirjutada ära selles mõttes, et tihtipeale tekib tunne, et mitte tulemus ei ole tähtis, vaid tähtis on see, et kas see tegevus tehti või mitte. Et kas see tõi või mitte, et me näed tihtipeale, et vaja täpselt selle niinimetatud kirja tahagi panna, et vaat selle tegevuse jaoks kasutad seda kulutšekki. Ma enda jaoks olen mõelnud, et kas siin lihtsamalt ei saa, et saaks ju öelda, et kõik te saate toetust juhul, kui pange vahetulemused kätte ja kui need vahetulemused jooksite maha, siis nende vahetulemuste eest antakse raha. Ja need mõtted on väga head ja tegelikult uue Euroopa Liidu siis perioodi rahad tõenäoliselt ka sinna suunas liikuma hakkavad, et just selline tulemuspõhine rahastamine. Ja meil on osad programmid ka ikkagi tulemuspõhised, aga jah, on terve rida teenuseid, kus tõesti siis nii-öelda hiljem siis raporti koostamine koos kulutšekkidega on üks nii-öelda kõige koormavamaid asju ettevõtjale. Ja seal tegelikult me peaksime tervikuna vaatama riigi digitaliseeritust, on üks asi, ehk siis, et kuidas kõik need vormid ja asjad saavad ikkagi olla eeltäidetud. Me praegu ka Välisministeeriumiga koostööst ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga teeme ikkagi väga tihedat koostööd, et on see once only printsiip, ehk siis ettevõtja peab põhimõtteliselt riigile korra andma andmed ja et siis nad oleksid erinevates riigisüsteemides. Ja siis ei juhtu see kindlasti homme, me hakkame seda iseteenindusplatvormi, kuhu kõik need andmed siis võiksid olla eelkuvatud kujul olemas alles arendama. Aga jah, see visioon on meil, et ikkagi üks uks ettevõtjale riigi suunas
on see siis läbi Eesti.ee või on see läbi EIS-i siis iseteenindusplatvormi, eks me seda veel nii-öelda kujundame. Ja teine pool on see, kus ma kutsun üles ettevõtjaid, et mis aitab tegelikult ka EIS-il olla bürokraatiavabam ja efektiivsem on ikkagi e-arvete kasutusele võtta, et kui on e-arve ja me juurutame näiteks sinna toetuse hinde või ütleme tulemuste ja hiljem ka siis kuludokumentide peale ühe bürokrati või AI lahenduse näiteks, et siis AI suudab e-arvetest panna need toetuse nii-öelda taotluses olevad read kokku siis e-arvel olevate ridadega, ehk siis meie saame oma käsitööd oluliselt vähendada. Et meie inimesed praegu paraku peavadki tegema seda hoolsat tööd, et kontrollima rida-realt, kas ettevõtja on täitnud oma kohustusi, aga see on tõesti asjatu kulu nii ettevõtjale kui ka meie inimestele. Nii et ma kutsun üles ikkagi minema järjest rohkem ettevõtjatel ka digitaalseks, kasutama e-arveid, et kogu see majanduslik efektiivsus saaks ka sealt tulla. Igat pidi toetan, ma ise kasutan e-arveid, et ma olen mõelnud, et ma enam taksofonis helistamas ei käi. Täpselt. Et ma räägin nutitelefoniga, et miks ma siis pean mingit paberarvet võtma sisse ja seda pidi ja eks kui me ise kõik harjume selle mugavusega ära, siis me saame ka teisse sundida sinna poole. Ja see on huvitav, et tegelikult me arvame, et me oleme digiriik, aga erinevates raportites, mida siis on välja toodud, on Eesti ettevõtjad ikkagi nagu riigis digitaliseerimise osas nagu maas. Ehk siis me ka kogu aeg nii-öelda mõtleme EIS-is ja koostöös ka siis ministeeriumiga, et kuidas me saame ettevõtjad aidata sellele digitaliseerimisele kaasa, sest tegelikult neid lahendusi on juba nii-öelda SaaS-põhiseid lahendusi on nii palju, et see võiks olla üsna lihtne ja sa saad sisse ja välja sellesse teenusesse liikuda, aga kuidagi see visioon on võib-olla ettevõtjatel puudu. Võib-olla, aga võib-olla siin on üks hea idee. Mul kuulasin siin traditsionaalne ja hästi konservatiivne ettevõte Walmart. Ja tal oli ka selline asi, et kuidas niinimetatud digitaliseerida ja optimiseerida oma töövooge. Et nende jaoks oli hästi tähtis, et dokument tuleks elektrooniliselt sisse ja kui konteiner on pakitud, see mis kauplus tuleb, et see on pakitud nende riiulite skeemi järgi. Ja siis Walmarti kõik maailmas tunnevad selle järgi, et ta pressib tootjatelt viimase välja. Aga Walmart ühel päeval saatis kõikidel kirja, et meil on ettepanek, et me oleme nõus ostma 3% kallimalt. Juhul kui te käitute nii. Kõik võitsid lõpuks. Ka selle, ma arvan, tootja võitis ka seda pidi, et mingis osas läks tema toode ka odavaks. Et võib-olla siin on mõlemat pidi liikumist, et riigi poolt, aga teistpidi ikkagi mul on see küsimus, et miks sa vaja seda kulurida, kui EIS räägib sellist asjast, et me oleme huvitatud, et eksport kasvaks, et suurema lisaväärtusega. Seda saab ju tänase päeva majandusaruannetest ilusti kätte, mida iga kuu ma esitan KND-d, iga kuu ma esitan seda, et miks vaja seda rida, et kas ma käisin sellel messil või käinud sellel messil selles mõttes, et päeva lõpuks mind ei huvita ka, et kas ma messil käisin, kas mul on 10 uut klienti või mitte. Ja see on ka raamatupidamist näha ja selle kohta läheb ka, ütleme, aruanne iga kuu mult välja. Jaa, seda ma ka avasin, et tegelikult Tartu Ülikooli teadlastega me neid mõõdikuid nüüd uuele strateegiale koos välja töötame ja loomulikult koos meie nõukoguga. Ja tegelikult sealt tulebki see, et kuidas need andmed liiguvad siis erinevate riigi nii-öelda asutuste vahel. Et ühest küljest Maksu- ja Tolliamet saab igakuiselt andmestikku, aga need andmed liiguvad teatud viitega siis lõpuks Statistikaametisse ja meile. Ehk siis ikkagi, kuidas meie oma inimesi eesmärgistame, nii et nad päriselt saavad aru, et kui ma selles kvartalis tegin need tegevused ära, kuidas see mõjutas seda ettevõtjat. Nii et kogu seda süsteemi me oleme tõesti alles loomas, et me ei peaks arveridu kokku lugema, vaid me päriselt vaatame seda mõju. Ja nagu ma ütlesin, praegu see sõltub ka tihtipeale raha tingimustest, et millega meile raha on antud, aga et tulevikus me tahamegi sellist tulemuspõhist, et teise näite ma toon näiteks eluasemetest, et kas me teeme nagu ehitusel, kui tehakse energiatõhususe projekte, me investeerime 100 miljoneid tegelikult ju Eesti korterelamute renoveerimisse, et kas me
panustame aega ja ressurssi selleks, et me teeme järelevalvet, kas kõik ehitussõlmed on energiatõhusalt ehitatud või me hiljem näiteks peale projekti lõppu palume, ma ei tea, ehitajal või lähme ise teeme ühe selle energiapildi hoonest ja saame aru, et kas hoone energiaklass on paranenud või ei ole. Aga see on selline nii-öelda neid uusi mõtteid tulebki ka järjest kogu aeg nagu heas mõttes meile anda, et meil tekiks see arusaamine, kuidas efektiivsemalt siis seda raha suunata turule ja kuidas hinnata seda tulemust. Et seekord ma tõin sulle ühe raamatu, pärast annan selle kätte. Siin on 200 maailma parimat nagu tippjuhti on kirjeldatud. 168 on ärijuhid, aga 32 on ka siis sinu saatuskaaslased. Väga hea. Ja ma arvan, et siit leiad, siin ei ole kirjas ühte meest ja võib-olla järgmisel kohtumisel pean sulle teise raamatu tooma, kes on ütelnudki, et measure what matters. Täpselt see, mida te möödate, seda teie inimesed teevad ja kui te tõesti tahate neid asju mõtta, siis on tõesti see. Aga läheks tänase teema juurde, me tuleme ikkagi ettevõttest rääkima. Selles mõttes teie teenused on huvitavad, neid võib vabalt innoveerida. Aga ma küsin esimese kõige vahvama või olulisema küsimuse, et what in it for me või et mis on sinu jaoks, et miks sa Eestis oled ja miks sinu see uus ambitsioonikas visioon sind nõnda kirjaga põlema paneb? See on väga hea küsimus. Miks mina Eestis olen? Ma mõni aasta tagasi või tegelikult isegi 1,5 aastat tagasi umbes mõtlesin välja, et mis on minu visioon. Sest ma olles lugenud Oxfordi koolitusprogrammis siis seda, kui oluline on see, et ettevõtte visioon ja inimese visioon ühtivad. Siis ma püüdsin sõnastada ära enda visiooni ja ma sain aru, et minu visiooni drive'ib või minu jaoks on oluline selline innovatsioon, muutus, areng ja seda siis läbi siis just ettevõtluse. Ja kui kui see pakkumine Eisi kandideerida tuli, siis tegelikult kus saab seda mõjusamalt teha, kui mitte siin, kus me tegelikult sadu ettevõtteid igapäevaselt nõustame, koostööd teeme, neile raha suuname, et see lihtsalt sellepärast minu visioon ühtis väga tugevalt Eisi visiooniga ja sellepärast olen mina siin ja sellepärast ma näen ka ütleme sellise avaliku sektori organisatsioonil hästi suurt potentsiaali, kuna ma olen ka varasemalt tehnoloogia ja digitaliseerimisega seotud olnud. Ma näen hästi suurt võimalust just ka läbi tehnoloogiliste arenduste ja uute AI lahenduste siis seda avalikku sektorit ka efektiivsemaks ja mõjusamaks muuta. Nii et need on sellised märksõnad, miks ma täna siin olen. Selles mõttes tavaliselt ongi nagu 2 küsimust öeldakse, et kui ükstapuha missugust muutust hakatakse ettevõttes tegema, siis juht peabki tegema esimese sessiooni, kus ta räägib oma jutu ära ja siis ta palub mööda ringi kõikidele inimestele vastata 2 küsimusele. Esimene, miks see on vajalik ja mis on selle asja tähendus, kuidas see loob väärtus, kas ühiskonnale või ettevõttele selline. Aga teine kõige tähtsam küsimus, igaüks peab ausalt välja ütlema, kuidas see aitab kaasa tema isiklike eesmärkide elluviimisel või kuidas arendab inimestele. Ja maailmas on selline vahva ettevõte nagu SAP ja SAP juht Lasso Planter on ka kogemata Stanfordi disaininstituudi looja. Siis ta on ütelnud, et juhul kui need 2 küsimust jääb vastamata, siis edasi läheb saagimiseks. Ja tekivad pinged ja inimene peab ära mõtlema. See oli väga tore, kuidas sa ütlesid, et mis sind drive'ib siin. Okei, kui ma astuksin siit uksest välja ja küsiksin sama küsimuse, ütleme täna Eisi töötajatelt, et kui paljud üldse aduvad või tajuvad seda uut visiooni? Ma arvan, et me oleme küll kogu selles strateegiaperioodil teinud kogu aeg pea 2 korda kuus sellist sisekommunikatsiooni, sest lisaks strateegialoomele meil tegelikult ju käisid aktiivselt muudatusprotsessid, nii et inimestele selline viimaste otsuste teadaandmine ja informeerimine nendest pidasime hästi vajalikuks. Aga kui ma nüüd oma sellise lähima juhtide ringiga olen tööalasid arutelusid teinud siin selle aasta algusest,
siis on tegelikult väga tore näha, kuidas nad ikkagi oma tegevusi, oma teenuste disaini ja kõike seda mõtestavad läbi selle uue strateegia. Ehk siis nad teavad, et see lisandväärtus, eksport ja investeeringud on meie jaoks need, pluss see elamumajanduse osa on meie jaoks need 4 olulist suunda. Ja nad mõtestavad läbi enda tegevusi ja eesmärke läbi selle, nii et ma ei saaks öelda, et kõik 350 inimest tõenäoliselt ikkagi veel ei hooma seda uut suunda ja eks neil on ka olnud väga suur roll kanda edasi neid eesmärkide äratoomisi, mis meil lisaks siis sellele muutusele olid, et eks üks ootus oli ju see, et hoolimata sellest, et uue strateegiaprotsess käis ja muudatuste protsess, et me ikkagi kõik oma eelmise aasta tulemused toome ära. Nii et nemad on tegelenud ikkagi selle igapäeva töö korraldamisega ja väga pühendunult, sellepärast et nad on väga hästi kogu selle suure väljakutsega erinevates sadades miljonites nii toetusi anda, laene käendusi anda, kui ka e-residentsuse majandusmõju tuua hakkama saanud. Nii et usun, et kindlasti on veel pikk tee minna, et me saaksime täiesti ühtselt hingama, aga lähimas nii-öelda juhtide ringis ma usun, et juba täiesti adutakse seda uut suunda. Ega öeldakse ju, ettevõtte kultuur on nagu viirus, on ju. et kunagi Pfizeri juht sattus vaatama seda pidi, kui hakati mõtlema lahti seda pidi, et kunagi oli AIDS hakkas levima. Ja siis ta nägi, kuidas seda ravimit ja seda nagu toodeti ja siis ta kogemata sattus ühte gruppi, kes nagu siis töötas välja mudelit, kuidas see hakkab paisuma või kuidas levima. Ja ta oli oma hariduselt psühholoog, aga siis ta istus selles ruumis maas ja siis küsis, kas niimoodi on võimalik ette ennustada. Tal küsiti, et kas sa oled koolis ka käinud või? Et matemaatikute jaoks oli see loogiline, aga täpselt samasugune asi, et juhtide ambitsioon visiooni osas, juhtide käitumine, see pidi olema samasugune viiruslik. Et juhul, kui see 10 inimest või paljudel juhtmeeskonnas on, hakkab seda pidi käituma, siis 2-3 nädala pärast hakkad avastama, et järsku teised käituvad ka nõnda, et see tundub nagu loomulik. Jah, eks see ole ühtepidi, et kui nii-öelda need väärtused ja käitumuslikud mustrid on heas kohas, siis see on head pidi leviv, on ju. Ja kui seal tekivad siis mingid komplikatsioonid või kuidagi need käitumused on teistsugused, eks see mõjub teistpidi ka. See tuleb väga kirjutaks. Et selles suhtes selle tuvastamine on kindlasti juhtidel üks oluline roll, et tuvastada ära, et kus siis see mitteväärtuste kohane käitumine on ja kuidas siis seda nii-öelda siis kas siis välja suunata või aru saada, miks see nii on. Öeldakse, et saavutamaks meeskonna pühendumus ongi vaja juurpida kokku ühtsetes eesmärkides, väärtuses, rollides, normides. Siis teine pool on see, et mind huvitab, et öeldakse ka, et juht peab pidevalt veenduma, et kõik saavad ühtemoodi aru, et kuidas sa nõnda toimetad, et kuidas sa saad aru, et nüüd see on jõudnud, sest et tahes-tahtmata juht peab pidevalt kogu aeg seda mantrat kordama. No ma arvan, et minu jaoks see kogu aeg see tagasi peegeldamine, ehk siis tõesti, kuna me neid otsuseid eelmine aasta jooksvalt ka organisatsiooni osas tuli teha väga palju ja teatud mõttes see tekitas kindlasti nii-öelda ka segadust, mitte siis ainult töötajates, vaid ka juhatuse tasandil, sest oli vaja nagu korduvalt läbi rääkida seda, et kas me saime ühtselt aru, et kas me teeme nii. Et siis minu õppekoht on see, et jah, alati saab nagu rohkem sõnastada või kommunikeerida, aga teisest küljest on väga hea, kui see raamistik on paigas, et ma ei tea, mis on meie juhtimispõhimõtted, mis on see organisatsiooni, ma ei tea, suurus või organisatsiooni siis opereerimismudel, kuidas me edasi lähme. Et kui see raamistik on paigas, siis sinna raamistik nii-öelda neid tükke laduda on oluliselt lihtsam kui see, et lähme lihtsalt nii-öelda muutma või. Ja siin on kindlasti nõukogu olnud ka minu jaoks väga hea nagu mõttepartner kaasas. Ja kolmas asi, mis öeldakse, kui sa tahad saada, et esimene asi lepid kokku, siis veendud pidevalt ja kolmas asi, et loo süsteemid ja protsessid, mis tagavad sõnade ja tegude ühtsus, et missuguseid süsteeme ja protsesse sina kasutad selle jaoks, et vau, et kogu aeg nagu, et tunned, et vau, et nüüd me liigume ja inimesed on visiooni nagu omaks võtnud ja toimetavad selle järgi. Jah, ma arvan, et selline nii-öelda kaasamine laiema
tiimi kaasamine on kindlasti hästi oluline, et kindlasti kord kvartalis kogu tiimile rääkida, kus me oleme, mis me teeme, kui kaugel me oma eesmärkidest oleme. Siis aasta eesmärgid on kindlasti, et kuidas me neid aasta eesmärke saavutame, see on selline nii-öelda organisatsiooniülene, osakonnajuhtidega kindlasti on meil kuupõhised sellised kokkusaamise formaadid, kus me räägime siis järgmise kuu fookustest, sest kui on täiesti uus strateegia ja täiesti uus organisatsioon, siis ja seda organisatsiooni veel nii-öelda kompetentside mõttes muuta, et siis kogu see nii-öelda fookuse seadmine, et mis on need 3 põhitegevust, on ikkagi nagu hästi oluline, sest muidu inimeste tähelepanu hajub ja nad võib-olla tegelevad vähem prioriteetsete tegevustega. Ja loomulikult minu jaoks ja minu juhtkonna jaoks on ka see, et ikkagi üks-ühed on need, et kogu aeg valideerida, et kus keegi on oma tegevustega, kas eesmärkide suunas on liikumine, on takistusi, kuidas mina saan kaasa aidata, nii et traditsioonilised sellised juhtimistööriistad on igapäevaselt kasutuses. Et see on siis, et ei ole nõnda, et riiki peab juhtima ühtede töövahenditega ja eraõiguslik organisatsiooni teistsugust töövahenditega. Mina võib-olla on liiga vähe olnud, aga ma praegu küll näen, et need eraettevõtete töövahendid töötavad täiesti hästi ka riigis. Nii et... Võib-olla me oleme mõlemad lihtsamalt, me oleme Saaremaalt pärit. Takistusi ei ole. Väga hästi öeldud. Et minu poolt nagu jah, et see sama asi ju, et materjal on alati üks inimesed ju. Ja meil on ju vaja saavutada, et inimesed ühtse sukse eesmärgi või visioonini meil nagu pühendunult nagu panustaks. Ja oluline on kindlasti ka see arengu pool, et inimestel tekiks, nagu me ennem rääkisime sellest visioonist ja inimese visiooni ühtimisest organisatsiooni visiooniga, siis just see ka, et kuidas organisatsioon saab aidata kaasa inimese arengule, et oma eelmistes töökohtades ma seda väga oluliselt rõhutasin, uurisin igalt töötajalt, et mis on tema selle aasta nii-öelda arenguplaan ja kuidas see ühtib siis ettevõtte mingite, ma ei tea, uute initsiatiivide, innovatsiooniprojektidega. Ma ikkagi osakonnajuhtidel palusin ka, et igaüks peab omama oma innovatsiooniprojekti selles suhtes, et ettevõte areneks edasi. Oli see siis, ma ei tea, BIM-i kasutamine halduses, ehk siis Building Information Modeling kasutamine halduses või mis iganes innovatsiooniprojektid. Sest ma siiralt usun, et kui inimene oma igapäevasest rutiinist hakkab vaatama kaugemale ja otsib uusi võimalusi, siis see on organisatsiooni arendav ka. Nii et see on ka üks oluline, ma arvan, tööriist juhtidele, et kuidas oma inimesi arendada ja kuidas läbi selle organisatsioon areneb. See on kõige huvitavam asi, et tihtipeale mõõdetakse sellist nagu inimeste nagu pühendumust ja pühendumusindeksid selles mõttes. Google ütleb, et kõige parem pühendumusindeks on iga kvartali algul, kui küsitakse, mis on su arengu eesmärk, läbi mille sa oled suuteline ettevõtte tulemuslikkus 10 korda parandama. No näed, sama umbes. Ja nüüd, kui inimene ütleb, et ma ei tea, ma ei oska, ma ei viitsi, siis vastus on see asi, et tegelikult ta ei ole pühendunud, ta ei tunne selle asja vastu huvi. Täpselt. Ja et pärast võib ju teha igasuguseid uuringuid, aga kui see on ja teine pool, mis on siis ju see sama asi, et kui ta nüüd selle nagu ära sõnastab ja hakkab selle peale ka pingutama pidevalt, siis ma ju näen ka seda pidi, et ta loob ju uut võimekust organisatsioonil või endale, läbi mille meie konkurentsivõime paraneb, et mitte sõnad, vaid teod. Ja tegelikult hästi oluline on seal ka see takistajate leidmine, et kui inimene hakkab siis sinna poole, tal on see pühendumus ja ta hakkab sinna poole liikuma, et siis organisatsioon tihtipeale koosneb rohkematest inimestest kui see üks inimene, et juhi roll on ka kindlasti siis saada tagasisidet, et mis on need takistajad ja kus organisatsioonis peab veel muutus toimuma. Nii et see on niisugune põnev ülesanne, sest see tähendab juba nii-öelda käitumuslikku muutust võib-olla mingitel hetkedel, et ma ei tea, kuidas me kliendiga räägime, kuidas me talle kirju saadame, kas me saadame paragrahvidega või me saadame ikkagi sõbralikult ja toetavalt ja arendavalt, et selles suhtes sealt hakkab rulluma lahti palju enamat kui lihtsalt see üks innovatsiooniprojekt. Mul on Saaremaal üks ühiskondlik projekt, kus ma ka ühe riigiinstitutsiooniga nagu suhtlen ja mul on alati küsimus, väga lihtsalt teeme selle asja ära, selle vastu ma tavaliselt on 3-4 lehekülge ja siis paragrahv. Ma olen nüüd
jõudnud nii kaugele, et ma neile ka vastan, ma ütlen AI-le kirjuta 7 lehekülge paragrahve. Ja nüüd toimub ka selline, mul on juba täitsa huvitav, nad jälle 2 kuud näevad vaeva ja siis kirjutavad mul 7, ma ei loegi seda, AI loeb, on ju. Ja tore on ju selles. Koormad süsteemi. Võib-olla väga hästi öeldud, ma püüangi selle süsteemi üle korvata nii kaua, kuni ta kokku vajuks, siis see on napakas. Aga selles suhtes meil oli just reedel oli aastaseminar, kus esines Kaspar Korjus, Factum AI siis looja. Ta ütles hästi, et tegelikult nagu ongi, et kui panna AI inimestega läbirääkimisi pidama, siis AI alati võidab. Sest inimesed lihtsalt väsivad ennem ära, nii et... Jah, aga ega minu käitud samamoodi, ma ütlesin, et väga lihtsalt, et andke tagasi, et kas saab või ei saa ja mis peab tegema. Ja selle aasta tuli mul referaat kõikidest Eesti mingitest reguleerivatest seadustest, mis ei võimanud seda teha. Ma ootasin, et tegemist on ühe kaitseplaani loojaga, planeerijaga, et see kaitseplaani looja ja planeerija oleks ka omanik, kes sellega ellu viib, mitte ei ütle, et loodus teeb oma või tema ei saa midagi teha. Ja selles mõttes siis tulebki võib-olla üle koormata. Jah, eks see vastutuse võtmine on nagu huvitav nii-öelda teema, et kuidas avalikus sektoris võtta rohkem vastutust. Et ma saan aru, et meid teatud mõttes avalikus sektoris piiravad seadused ja kõik see pool, aga teisest küljest just see, et me ikkagi ka ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusena võtame teatud mõttes rohkem riske ja mingitel hetkedel võib-olla toetame ettevõtet teatud mõttes riskipiiril, aga teisest küljest on see, et see võib tuua kordades rohkem siis raha tagasi näiteks Eestisse. Või siis ka teinekord võib ebaõnnestuda, et mõni ettevõte võibki nii-öelda ju pankrotti minna, lihtsalt Eesti avalikkus on harjunud siis teatud mõttes neid lugusid, kas siis klikimagneti või mis iganes eesmärgi nimel kuidagi afišeerima oluliselt rohkem või siis Eesti riik on lihtsalt nii palju väiksem, et need lood tulevad võimenduvad. Jah, aga võib-olla, ma ei tea, üleskutse sulle selles mõttes, et võib-olla ametnik ikkagi julgustama kui eksima ja võib-olla ka avalikule saatmagi sõnu, et ei ole võimalik sellist asja, et Google'is, kui nad võtavad 10 asja ette, siis nad 9 failivad, 1 tulevad toime. Ja me tahame saada, et EIS-is võetakse 10 asja ette ja kõik tulevad toime. On keegi napakas. See on ju avalikkuse ootus. et me nii-öelda korrektselt käsitleksime riigi raha ja ei võtaks sellega liigset riski, aga õnneks nüüd on asutaja ootus meid küll natuke teistmoodi defineerinud. Kusjuures tead, kui palju Eesti riigil eelmine aasta selleks maksma? Ei tea. 2,4 miljardit, see oli see asi, et inimesed ju me planeerime raha täpselt kirja peale. Selles mõttes meil on riigieelarve kirjete kaupa, et inimesed julgeselt ka liigutada. Ja siis on see, et aasta lõpus avastatakse, et meil 2,4 miljardit kasutamata. See ei sõltu EIS-i-vaatest, EIS-il on seal oma roll, muidugi mitte nii suures summas, aga EIS-i-vaatest see sõltub ka sellest, et kuidas ettevõtjad raha välja võtavad, et kui me räägimegi rakendusuuringute programmist või laenust, siis ettevõtja ei võta seda raha ette ära, ta saab seda raha näiteks siis, kui ta on mingid katsed, mingid etapid oma arendusteekonnal läbinud. Ja kui ettevõtja ennustab algselt ühte ja EIS ennustab seda riigile, ja siis mingil põhjusel see nii-öelda viibib, siis paratamatult see raha nii-öelda jääb riigieelarvesse. Et eks natuke EIS-il ole oma mõju, me püüamegi vaadata, et kuidas me tehnoloogiliste lahendustega oskaksime täpsemalt prognoosida neid rahasummasid, aga jah, teisest küljest see läheb sinna ettevõtja tasandile välja. Ei, ma mõtlengi, et rohkem paindlikkust ja võib-olla ka pigem just seda attituuti või hoiakut, et jah, et julgegi riskida ja seda pidi ka ajakirjanduses saatagi, et ongi teatud kohad, kus me peamegi riskima, katsetama, vastasel juhul me ei jõua, et ajakirjandus ühtepidi nutab, et me ei ole innovatiivsed, teistpidi ei luba meil ka siis nimetatud innovatiivsete ettevõtjate moodi ka käituda, et me riskime, me teame, et meil ei tulegi 9 korral kõik asjad välja.
et see võib-olla oli mitte kriitika, pigem niisuguse mindseti nagu loomine nagu ühiskonnas. See oli vahva, me rääkisime just sellest, et inimestest ja rollidest, et noh, et nii nagu sa ütlesid, et peaks olema õigetes rollides õiged inimesed, et siis tehakse ka õigeid asju õieti vist, mis nende juhtimise poole. Ja nüüd järgmine nagu selline teema tihtipeale, kus ma juhtidega nagu arutan seda pilti, et spordis me teame, et noh, ka sa teed sporti on ju, aga noh, sa teed individuaalsporti. Aga meeskonnaspordis on hästi oluline ka see asi, et meeskond süsteemselt ja teadlikult niinimetatud harjutab kokkumängu. Et kui ma nagu küsin sinult nagu seda pildi, et kuidas sina oled ehitanud üles seda pildi, et üks asi on jah, et me oleme fokusseeritud tulemustele, aga kuidas me teadlikult tegeleme selle poolega, et see meie raamistik ja kokkumäng nagu toimib? Jaa, mida ma oma eelmises töökohas tegin, oligi see, et meil oligi täiesti juhtkonna nii-öelda coach või sessioon, kus me rääkisime sellest, et millised inimesed me oleme, kuidas me kokku töötame, mis on ootused ja ma planeerin seda ka siin teha. Me ootame veel ära oma uued juhatuse liikmed, siis ikkagi juhatuse tasandil seda teha. Ja mida veel ma olen läbi selle muutuse protsessi teinud, oleme Fontase abiga teinud leadership review'd, ehk siis aru saada, et mis on kellegi tugevused, nõrkused, isikuomadused, et läbi selle ka siis seda uut tiimi üles ehitada. Ja kui sa juba nii-öelda heas mõttes tead, kui see inimene pardale tuleb, et mis on tema nagu tugevused ja mis on tema arengukohad, siis me saame ka kohe läbi rääkida need näiteks arengukohad ja mis viisil me siis koos neid heas mõttes arendame edasi, juhul kui see on ka selle inimese enda nägemus, et ta võiks sinna tähelepanu pöörata, kas mingite koolitusprogrammide või asjadega. Nii et ja noh, mis tugevuste puhul, siis ma vaatan ka väga seda, et noh, minul on mingid puudused, mingid nii-öelda nõrgad kohad, et kuidas siis need inimesed, keda ma toon eisi, nad täiustaksid seda oma süstemaatilisuse või mõne muu omadusega, nii et seda me oleme praegu niimoodi siin eisis ehitanud, seda tiimi. Kas sa kuidagi möödad ka endal sellist asja, et kui võimekas või nagu on sinu meeskond, et tarkvaraarendus meeskondades on selline huvitav mõõdik on nagu Velocity? Noh, et ma mäletan, kunagi ma aitasin mingite asjadega Skype'id, siis kõik arendustiimid iga nädal lõpus mõõtsid oma Velocityt. Et kas te kuidagi ise ka möödate, et oma juhtmeeskonna sellist nagu võimekust eesmärk ellu viia või sellist nagu teadlikult? Praegu me hetkel ei ole mõõtnud, see sama leadership review andis teatud nii-öelda kompetentside osas ülevaate, aga mida ma tegin ka eelmises töökohas oli see, et meil kasutasime Motitšeki ja Motitšek annab üsna hästi pildi ette sellest, et kuidas juhid oma tiimidega hakkama saavad. Et need küsimused on hästi mitmekülgsed alates kommunikatsioonist, lõpetades keskkonnaga ja sealt hakkavad joonistuma välja väga huvitavad mustrid, et mis juht vajab nii-öelda järeleaitamist, mis mitte, nii et loodetavasti me hakkame analoogseid mingeid tööriistu siin ka Eisis kasutama, nii et me saame päriselt aru, et kuidas juhtidel läheb, et nad saavaksid ka ise otsest tagasisidet oma tiimilt, et kuna see on ka nii-öelda anonüümne, siis see annab ka vastajatele oluliselt parema võimaluse nii-öelda anonüümselt peegeldada tagasi teemasid, mis on nende jaoks olulised, nii et selliseid tööriistu, millega mõõta seda, et kuidas me organisatsioonina edeneme, on mul kindlasti plaanis juurutada. Võime ühte tööriista siis praegu testida? No, proovime. Selle nimeks on selline asi, ma panin ta siia vahele ka, et selle nimi on näed, lugesin Power Score. Aha, nii. Ja see on iseenesest töötatud välja sükse ettevõtte poolt nagu GH Smart. Aha. Ja nad, ta on natuke selles mõttes, et me kahjuks ei kvalifitseeri, et ta nagu on endal pannud niši paika, ta konsulteerib ainult Fortune 500 ettevõtteid. Meil on vaja veel kasvada ja arendada. Vähemalt meil on motivatsioon mille poole püüelda. Ja täpselt. Ma arvan, et see on sama selline asi nagu Hawaii'l käia triatloni tegemas. Natuke jäänud aasta 2. Aga nad küsitlesid üle 16 000 juhi
küsisid, mis on nagu edukriteeriumid ja algul said 600 ja pärast taandasid 3. Ja iseenesest on 3 küsimust, mis ma esitan sulle ja sa hinda oma juhtmeeskonda. Püüame öelda, tavaliselt, et kunagi mulle üks seisi juht ütles, ta juhib siin 700 inimest, ma ütlesin, tegelikult sa ei juhi kedagi, siis. Oma mingid lähimat ringi. Ja esimene küsimus, mis me tavaliselt küsime ja hindad 10 palli skaalal. Et meil on õiged prioriteedid ja kõik saavad nendest ühtemoodi aru. Võin selgitada ka juurde või? Võid. Selgitused ongi kõige tähtsamad just vaatajate jaoks, mida mul. No prioriteetide seadmisega me oleme nüüd strateegiaprotsessis siin väga tõsiselt tööd teinud ja mitte ainult Eesti juhtmeeskond, vaid ka nõukogu. Nii et ma ütleks, et prioriteetide osas me praegu võiksime olla seal 7 juures. Kindlasti on vaja veel oluliselt tööd teha just läbi nende mõõdikute ja kuidas ikkagi need teenused siis hakkavad sinna mõju avaldama. Nii et ma ütleks 7, ma olen muidugi optimist ka, nii et. Ei, sellest öeldakse, et ongi hea, et pannagi tase paika ja pärast ma räägin, kuidas saab seda tõsta. Hästi lihtsalt. Teine küsimus on siis ka 10 palli skaalal. Et meil on õigete prioriteetidega seotud õiged rollid ja nendes on õiged inimesed. Ja me tegime läbi väga mahuka rollide kirjeldamise ja sisemise konkureerimise nüüd läbi selle easy muudatuste protsessi. Nii et ma ütleks, et suures plaanis ikkagi meil on mõned rollid küll täitmata, kuhu me otsime inimesi, aga ma ütleks, et seal me praegu oleme siuke 8 peal, kindlasti vajavad need inimesed, kes seal uutes rollides on ja kelle me oleme sinna valinud nii-öelda arengukaarti ka, et kuidas oma rollis paremaks saada, aga ikkagi me oleme väga põhjaliku protsessi just lõpetanud, nii et ma seal ütlen 8. Kui te neid rolle kirjeldasite, kas said paika ka mingid möödikud, kas või minu jaoks, kui ma sellest rolli tulen, et mille alusel ma saaksin ise hinnata, kui hästi ma selles rollis toime tulen, mitte et mind kontrollitakse, vaid nii nagu vaata triatloonis, et kui kiiresti ma ujun, kui kiiresti ma rattaga sõidan ja kui kiiresti ma maratoni jooksul, lõpuks kui õnnelik ka olen, on ju. Kui ma need 4 numbrit tean, siis ma oskan ju ise endale iseseisvalt treeningplaani teha. Jah, see võib olla nii lihtne, aga tegelikult ei ole, aga selles suhtes triatloniga siis seoses. Seda ma mõtlesingi teada, organisatsiooni juhtimis on palju lihtsam. Organisatsiooni puhul me tegelikult, nagu ma ütlesin, seda mõõdikute süsteemi oleme veel täpsustamas, nii et suures plaanis need tiimijuhid või osakonnajuhid saavad aru, mis on need olulised nii-öelda suunad, kuhu suunas me liigume, siis kas kliendi portfelliga või teenuste portfelliga, aga need detailsed mõõdikud veel tulevad, nii et see osa vajab meil veel parendamist ja täiendamist. Okei. Ja viimane, nagu 3. küsimus tavaliselt, et kui meil on, ütleme, et õiged prioriteedid, tulevad prioriteetidest me ju komplekteerime endal meeskonna, on ju. Et kui valesti komplekteerime, siis läheb keeruliseks. Ja 3. asi, et kas meil õiged inimesed saavad õigete inimestega süsteemselt ja järjepidevalt kokku treenimaks niinimetatud kokkumängu või sooritusvõime paranemist? No seal meil ikkagi, arvestades seda, et me oleme kõik protsessid põhimõtteliselt või terve organisatsiooni ikkagi teistpidi tööle pannud, siis kogu see protsesside kirjeldamine ja kokkutöötamine, see on meil selle aasta üks suurimaid eesmärke. Nii et ma ütleks, seal me oleme, 4 peal võib-olla, sest ikkagi teenuseid me pakume, mingid protsessid võib-olla ka nii väga ei muutunud, aga seal on meil vaja sellist suurt muutust teha. Okei. Keha Smart soovitab siis seda pidi, et korrutada 7 korda 8 korda 4. See on siis, mis see tulemus tuleb, 7 korda 8 on 56, 56 korda 4 on siis 224. Ja öeldakse, et tippmeeskondadel, see kuhu ennast siis Google ja Apple ajavad, on 729. Meil on ainult 500 punkti minna. Ainult 3 korda, ära nii pikaks seda teed aja, ainult 3 korda. Aga Keha Smart on töötanud ühe valemi välja ka, kuidas seda on võimalik väga kiiresti ja teadlikult liikuda. Et võtadki selle asja, mis on kõige madalam ja otsustad, mis tuleb teha 1 kuu jooksul ära, et sa järgmine kuu annaks sellel asjal 1 punkti kõrgema taseme. Hästi, et hoia asju lihtsana. Täpselt, fookus paigas. Fookus juhina paigas, kus selle liigutad ära, takistus võtsid ära
järgmine on. Ja ma tean ühte ehitusmaterjali poode Ameerikast, Build Direct, kes hakkas pihta punktide summalt, sul oli päris palju, 224, tal oli 8. 8 punkti oli? Jah, tal oli see asi, et ta nägi, et turg kukkus ära, et ta mõtles, et ta ei jõua suurtega võidu joosta. Ta teadis, et peab minema online ärisse ja siis esitas küsimus, kas meil on õiged eesmärgid, kõik tööjuhid rääkisid, et et me peaksime rohkem müüma. Okei. Siis ta esitas seda pidi, et kas meil on seda pidi, et õigetes positsioonides õiged inimesed, kas meil keegi teab siin IT-st ja kas keegi teab, kuidas agiilset organisatsiooni juhtida, pani 2. Ja kolmas asi, et kas meil on niinimetatud üles ehitatud juhtimissüsteemid, mis toetavad niinimetatud agiilset arengut, pani jälle 2. Ja siis võttis kätte esimene asi, otsustas, et esimesel kuuga ta sõnastab ära lihtsalt visiooni, kuhu tahab minna. Ja nüüd on see, et Build Direct kasvab Ameerikas kõige kiiremini. Väga hästi. Okei, et väga hea, aga meil on tavaliselt üks küsimus, mida ma küsin alati kõikide nende intervjuude lõpus, et kui sa nüüd meenutad meie tänast vestlust, mis on üks kõige väärtuslikum asi, mis sa meie tänasest vestlust kaasa võtad ja rakendad 1 kuu jooksul Eestis ära? Ma arvan, et see viimane nii-öelda raamistik oli väga hea, sest nagu ma ütlesin, muutusi on olnud palju, teemasid on laual olnud väga palju, aga just selle fookuse hoidmine ja nende olulisemate asjade ärategemise leidmine on hästi oluline, nii et aitäh selle raamistiku eest. Aitäh. Nii et suur tänu veel kord, Ursula Vene. Aitäh teile kuulamast, kes te olete kõik huvitatud, ütleme, kaasalemast, et külastage Empowermendi kodulehte, leiate huvitavaid lahendusi, kuidas ka oma ettevõtte kiiresti kasvama. Aitäh! Aitäh!